Täna siis jätkame oma loengusarja Kuressaare haigla kohtub kogukonnaga ning siis selle aasta esimene loeng on inimese papilloomiviirusest ja see on vist tegelikult küllaltki aktuaalne teema või peaks olema aktuaalne teema ning doktor Kaarl Kuldsaar lahkelt lubas meile sellest teemast täpsemalt rääkida. Nii et palun. Austatud kuulajad, kõik te muidugi teate mind, aga kes ei tea, mu nimi on Kaarl Kuldsaar ja juba 37 aastat olen ma siis siin meie haiglas olnud naistearst. Aeg läheb kiiresti. Ja minu tänaseks teemaks on siis inimese papilloomiviirus läbi naistearsti silmade. Miks see teema mind huvitab? Nagu te näete, on ta imeilus viirus, mis teeb maailmas nii palju pahandust. 2017. aastal sai vastu võetud otsus, et 12-aastased tütarlapsed saavad vaktsineeritud papilloomiviiruse vastu Gardasil 9-ga. Ja me naistearstid olime väga-väga rõõmsad selle üle ja lootsime, et suur murrang toimub ja kõik tahavad ilmselt seda vaktsineerimist teha. Kuid kui ma 2018. aastal avastasime või tahtsin seda vaksinatsiooni õivatust saada, siis selgus, et Saaremaal oli vaktsineerinud ainult 50,8%. Ja see oli ka see aasta, kus vaktsineerimisvastaste rünne muutus järjest tugevamaks ja pean tunnistama, et see muutus päris isiklikuks. Teiseks, 2018 oli minu kui arsti jaoks väga õnnetu aasta sellepärast, et sellel aastal ma diagnoosisin 3 kaugele arenenud emakakaela vähijuhtu, kellest 2 on tänaseks lahkunud teispoolsusesse. Ja mida ma ka märkan nüüd aasta-aastalt on suurenenud meil raskeastme dysplaasiaga emakakaela konisatsioonide arvu märgatav tõus, kui 18. aastal oli neid 20, siis eelmisel aastal oli 26 juba ja praegu mul tundub, et see arv tõuseb veelgi. Enne kui ma teema juurde lähen, ma teen sügava kummarduse Austraalia teadurile Harold Surhausenile, kes juba eelmise sajandi 70. aastatel väitis, et emakakaela düsplastilised muutused mis viivad emakakaela vähitekkeks, on kindlasti papilloomiviiruse põhised. Ja 2008 sai ta selle uurimuse eest meditsiiniteaduste Nobeli preemia. Loomulikult ei ole see teema uurimisobjektina kadunud enam, vaid on uued teemad. Näiteks uuritakse, miks just osa naisi saavad papilloomiviiruse põhiselt emakakaela vähi, miks teised sellest vabanevad. Ja teine teema, mida nagu rohkem uuritakse, on see, et jaapanlased teevad tööd ravivaktsiini kallal, kui on muutused siin 1, siin 2 suunas või algmuutused, et kui siis teha vaktsiin, et siis on lootus, et see emakakaela epiteel normaliseerub. Millest ma siis räägin? Räägin üldiselt papilloomiviirusest, millised muutused tekivad papilloomiviiruse infektsiooni tõttu ja kuidas me jälgime, milline on ravitaktika ja vaktsineerimisest üldse. Papilloomiviirus on siis väga suure kontaminaalsusega ehk et ta on väga nakkav. 90% mehi oma eluaasta jooksul ja 80% naisi põeb papilloomiviiruse erinevaid tüüpe oma elu jooksul. Enamus loomulikult saavad terveks, aga onkogeensusest ma räägin edasi.
et see nakkuvus toimub siis nahk-naha või nahk-limaskesta kaudu. Ja kui siin on väidetud, et mulle või vaktsiini ei ole vaja sellepärast teha, et ta, kui elada suguelu kondoomiga, siis see kaitseb selle viirusnakkuses, siis see on väär. Et on tõestatud, et isegi palja puudutamisega, suudlemisega on võimalik saada see viirus kätte. Siis teiseks üldtunnuseks on tal, et osa viirustüvesid on onkogeensed. Me teame üle 200 papilloomviiruse tüve, enamalt oleme neid nahanäsade või soolatüügastena näinud, kuid osa neist on onkogeensed. See on tingitud sellest, et selles viiruses on 2 valku, mis on selle onkogeensuse põhjuseks, ehk neil on onkogeensed valgud sees ja on siis onkogeensed tüübid on siis siin 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ja 58. Kui te nüüd näete 9 tükki ja Gardasil 9 on täpselt samuti 9 sellist viirust, või viiruse vastast toimet. Tervise Arengu Instituudi järgi sain ma kätte, et 2017. aastal diagnoositi esmast emakakaela vähki 150 juhul ja neist suri 70 patsienti. Ja Ameerika vähiregistrist on 2019 oli üle 13 000 esmasjuhtu ja surnud on üle 4000 patsiendi, et umbes 30% patsientidest lahkub. Kolmas papilloomviiruse tüüp on, et ta on väga organspetsiifiline. See tähendab, et viirus ründab konkreetseid kudesid. Naistel siis emakakael, tupp, vulva, meestel peenis. Järjest enam hakkab tulema seda, et nii naistel kui meestel on aanuse, huule, suu, keele ja kõri vähk papilloomviiruse põhine. See näitab, et tegelikult see teema on oluline mitte ainult meile naistearstidele, vaid see teema on oluline nii nahahaiguste arstidele, nii proktoloogidele, nii lordtohtritele, uroloogidele, eelkõige ka onkoloogidele. Selleks, et rääkida, millised muutused epiteelis tekivad papilloomviiruse tõttu, pean ma kõigepealt rääkima normaalsest epiteelist. Toon siia ühe pildi. Organismil on omane pidev uuenemine ja ka epiteel peab pidevas uuenemises olema. Uuenemine saab toimuda ainult ja ainult basaalmembraanist ehk et sellises limaskesta või tähendab epiteeli koes, kus on jagunemisvõimelised rakud. Siin jagunemisvõimelised rakud, nad küpsevad suunaga epiteeli põhjast ülesse epiteeli pinna suunas. Mida noorem on rakk, seda suurem ja seda väiksem ta on ja suurema tuumalisem ta on. Mida vanemaks rakk saab, seda lapikumaks ja väiksema tuumaliseks ta muutub. Ja lõpuks nad on täiesti käävjad. Mis on aga selle asja juures omane, huvitav see, et ma toon siia ühe järgmise slaidi, mida ma pärast uuesti kasutan, et rakus, selles jagunemisvõimelises rakus on 2 väga olulist valku, PRB ja B53. PRB toime on see, et ta kontrollib rakkude paljunemist, et ta ei lase ohjeldamatult neid rakke paljuneda. Ja B53 on selleks, et kui tekib haige rakk, siis see rakk suunatakse apoptoosi ehk
rakusurma. Ja nüüd ongi selles epiteelis, millest me siin rääkisime, täpselt nii palju rakke, kui siit irdub, täpselt nii palju rakke alt toodetakse. See ongi normaalse epiteeli õige funktsioon. Mis siis juhtub, kui nüüd tekib papilloomviirusest kahjustus? Papilloomviirus elutsükkel organismis jaguneb siis 3 faasiks. Aga jälle räägin ma seda kõike selle slaidi põhjal. Kui nüüd papilloomviirus satub organismi sinna basaalmembraani, tema tahab ka täpselt samamoodi siia basaalmembraani sattuda, sest siin on tema paljunemiseks kõige soodsamad tingimused loodud. Nüüd teatud kas haavandite, ragaadide või satub see viirus nende ragaadide kaudu, satub viirus siia basaalmembraani rakkude lähedale. Nüüd basaalmembraani rakkudel on retseptorid, mis haaravad selle viiruse enda sisse endotsütoosi teel ja sealt viiakse selle viiruse genoom selle raku tuuma. Ja esimeses faasis ehk seda esimest faasi nimetataksegi nakatumise ja paljunemise faasiks. Siin see genoom võib paljuneda isegi kuni 100 korda. Ja järgmine faas on siis see, kui see genoom jääb nagu ootavasse seisu, et vaatame, mis nüüd see organism teeb, et kas ta laseb mind paljuneda edasi või viskab ta mind välja, et tal on süsteemid, mis viivad need viirusega kahjustunud rakud sinna rakusurma. Ja sellepärast ongi meil see aeg nii pikk, et see latentne faas võib kesta 5-7 aastat. Et kuidas kellelgi. Viirusele on kõige tähtsam see, et ta satuks sellest basaalmembraanist, kus ta esmakordselt paljunes, et ta satuks jälle siia pinnale, sest temale on oluline see, et need viruoidid ehk väikesed viirused satuksid siit välja ja need saaksid uut elutsüklit alustada. Ja seda nüüd selleks, et ta seda saavutaks, selleks peab ta sattuma vegetatiivsesse faasi. Et vegetatiivne faas on siis see faas, kus siis toimub raku väga suur paljunemine ja miks see tekib? Nüüd, miks tekivad millised muutused nüüd tänu sellele papilloomviirusele tekivad selles epiteelis ja miks tekib see rakumuutus? Rakumuutus on tingitud sellepärast, et seesama tuttav slaid, et nagu me rääkisime, on rakus 2 väga olulist valku, mis reguleerivad seda raku taastootmist. Nüüd aga, kui viirus on siin rakku sattunud ja on jõudnud vegetatiivsesse faasi, siis ta eraldab, tal on selline valk nagu E7 ja see pärsib selle BRB ja selle tulemusena hakkavad rakud ohjeldamatult paljunema, sest kontroll puudub. Samuti on valgus seal rakus valk E6 viiruse päritoluga, mis nüüd blokeerib ära valgu B53, mille tulemusena kõik haiged rakud hakkavad paljunema. Ja selle tulemusena, mis nüüd epiteelis tekib, kui viirus on selles nakatumise faasis ja latentses faasis, siis ta püsib siin basaalmembraanis või natukene siin kaugemal. Kui me tsütoloogia võtame, siis me saame CIN 1 või CIN 2. See tähendab, mis on CIN 1, mis on CIN 2. CIN 1 on see, et
väikesed muutunud rakud, neid on 1/3 ulatuses kogu epiteeli pinnast. CIN2 puhul on ta haaratud poole ulatuses, CIN3 puhul ta juba jõuab siia limaskesta pealispinnani. Ja kui meil on kartsinoom, siis see muutused, väikesed madalalt diferentseerunud rakud satuvad ka allapoole basaalmembraani. Ja nagu te näete, siin näitabki täpselt selles samas vegetatiivses faasis E6 ja E7, nende kontsentratsioon järsku tõuseb. Et sellepärast, et toimub ohjeldamatu viiruse ja rakkude paljunemine. See on pilt, mida me naistearstid kolposkoopial näeme. Normaalne limaskest, ilus sile, patoloogilisi verevoosooni kusagil ei ole, väljavõlvuvusi kusagil ei ole, laike suuri ei ole ja katkist limaskesta ei ole. Mida aeg edasi, seda suuremalt tekivad patoloogilised veresooned, tekivad deformatsioonid, tekivad sellised krobelised pinnad. Nüüd, see oli siis see käik, mis siis juhtub selle limaskestaga, emakakaela limaskestaga, kui on viiruskahjustus ja viiruskahjustus läheb algusest lõpuni. Kuidas me jälgime ja milline saab olema siis ravi? Dysplaasia, emakakaela dysplaasia on mikroskoopiline diagnoos ja seda saab kinnitada ainult morfoloogiline kinnitus. Kõige olulisem test seega on meil siis PAP-test ja PAP-testi me siis naistearstid võtame nii siit emakakaela pealt, see on üks PAP-testi võtmise koht, kuna siin on lame epiteel ja teine koht, kus me võtame, on emakakaela kanalis seest, kuna siin on silinder epiteel, nii et ühe prooviga me saame kahe limaskesta vastused. Naistearstide selts ja suguliselt eellevivate haiguste selts on koostanud guideline'id ehk eeskirjad, mille järgi meie naistearstid töötame ja seal on öeldud, et alates 22. eluaastast on soovituslik võtta PAP-proov iga 3 aasta takka. Kui PAP-proov on korras, siis seda korrata iga 3 aasta takka kuni 65. eluaastane, sellest vanusest edasi oleks kontroll iga 5 aasta tagant. On maid, kus PAP-testi ei võeta, et võetakse PCR, et kuna me siin tõestasime, et emakakaela vähk on papilloomviiruse põhine, aga õnneks me ikkagi kontrollime siin meil nii PCR-iga kui ka PAP-testiga. Nüüd sõeluuringud on siis, meil hakkas sõeluuring 2006 aasta. Ja me lootsime, et selle sõeluuringutega nagu suureneb, sõeluuring on siis tasuta uuring patsiendi jaoks, et selle sõeluuringu ka paranevad meie tulemused, et neid kaugel arenenud vähkide arv ikkagi väheneb, aga siiani me veel seda tulemit saanud ei ole. Ja selle aasta sõeluuringute aastad on siis 1965, 70, 75, 80, 85 ja 90. Ja ma pean ikkagi ütlema, et nõuandlas töötades, et ikka paljud naised tulevad seda proovi andma. Nii et ma usun, et see hõlmatus ka aasta-aastalt läheb paremaks. Kui PAP-proov on ilusasti korras, siis ongi patsient hakkabki käima 3 aasta tagant, kontrollime ära, kõik on hästi, midagi edasi rohkem ei tee. Kui aga on tsütoloogias muutused, nagu ma ennem rääkisin, CIN1 või lähen siit tagasi, CIN1 või CIN2 suunas, et siis me
kutsume patsiendi sagedamini, isegi poole aasta järgi kord, ette järjekordselt me naistearstid töötame nende guideline'ide järgi, et kui on CIN1, siis me võtame tsütoloogia iga poole aasta tagant, kuid samas ka määrame ära, millise viirustüvega on tegemist, miks on kutsunud seda emakakaela muutust esile. Kui aga tsütoloogias näeme, et muutus hakkab levima CIN2 suunas, siis me lisaks sellele hakkame kasutama uuringuks kolposkoopiat. Kolposkoopia on siis binokulaarne mikroskoop, mis siis võib suurendada seda emakakaela või seda pinda, nähtavat pinda 7–40 korda. Ja selle järgi me võime täpselt öelda, missugune see lesioon või muutus on, kas seal on patoloogilised veresooned, kas seal on defekte ja sealt meil õnnestub ka täpselt valida välja see koht, kus me saame histoloogilise preparaadi võtta, sest selleks, et otsustada, kas meil muutused on CIN2 suunas või on nad juba CIN3 suunas liikumas, selleks saame me histoloogiliselt on vaja kinnitada. Ja kui histoloogiliselt on, et on veel CIN2, siis praegu on kolposkoopia ühingu seisukoht see, et kui muutused emakakaelas on CIN1 või CIN2, siis seda emakakaela veel ei koniseerita, sest et loodetakse, et organism kasutab ära oma võimed ja paraneb ise. Kui aga muutused on juba CIN3 suunas läinud raskeastme dysplaasia korral, siis ainukene ravi on kirurgiline. Ja meil siin Kuressaares meie kasutame teatermokonisaatorit ja koniseerime selle emaka osaliselt selle pinna välja. Ja kontroll on meil siis iga poole aasta tagant, kui me poole aasta pärast saame ikkagi uuesti tsütoloogilises muutused, siis me on vaja teha emakakaela amputatsioon või siis sõltuvalt vanusest emaka totaalne eemaldamine. Vaktsineerimine. Emakakaela vähk on ärahoitav, sest et ta on papilloomviiruse põhine ja see tähendab kui meil on olemas vaktsiin selle vastu, siis on see haigus ärahoitav. Ja esimesed vaktsiinid hakkasid tulema 2006 aasta, siis oli meil müügis sellised vaktsiinid nagu Silgard ja Cervarix. Cervarix oli 2-valentne ja Silgard oli 4-valentne. Ja peab ütlema, et uuringud on näidanud, et need esimesed õnnelikud patsiendid, kes selle endale said, nende antikehade titer on siiani kõrgel ja nad ei vaja revaktsineerimist. Milles siis seisneb see, et vaktsineerida on vaja? Mu käest on küsitud, et aga kui me viiruse läbi põeme, et siis mul tekivad ju ise loomulik immuunsus tekib ja ma ei haigestu sellesse haigusesse. Papilloomviirusesse võib haigestuda korduvalt ja papilloomviirusesse võib ühekordselt haigestuda samaaegselt mitme viirusega. Ja selleks, et mitte haigestuda, siis on vaja viia organismi vaktsiin. Sest kui meil on see viirusinfektsioon on lokaalne, ainult siin emakakaelas peal on see infektsioon, ta ei satu verre ja selle tõttu ei teki meil loomulikku immuunsust. Nüüd, kui me viime vaktsiini, siis tekib immuunsus ja milline on siis see meil praegu enam kasutatav vaktsiin ehk Gardasil 9. Gardasil 9 tuli müüki 2015 ja ta on
alumiinium hüdrofosfosulfaadi alusel ehk adjuvandil ja sinna külge on siis istutatud erinevate nende samade viiruste, mis ma näitasin 6, 11, 18, 16, 30, 33, 45, 52 ja 58 viiruse välispind. Igal viirusel on välispind natukene erinev ja nüüd kasutatakse seda pärmiseeni, sellist massi ja sellega tekitatakse nagu jäljend. Ja see jäljend, see mass, selle jäljendiga istutatakse siis selle viiruse pinnale. Ja nüüd, kui organismi satub see vaktsiin, siis täpselt selline antikeha tekib. Selle viiruspinnale vastav antikeha. Ja nüüd, kui organism uuesti puutub kokku selle viirusega, mille antikehad tekkisid, siis nüüd tekib see antigeen-antikeha reaktsioon ja see viirus tõrjutakse organismist ära. Et ainukene võimalus seda hoida on meil seda vaktsineerida. Vaktsiini, meie praegu kasutatavad doosid on siis, kui on 12-aastane, seal on erinevad võimalused, mis on Ameerikas olnud, aga meil on siis 2 doosi, et tehakse 1 doos ja siis poole aasta pärast järgmine, kuid on ka võimalik teha 3 doosi, aga seda nagu soovitatakse teha, kui laps on vanem kui 13 aastat või 12 aastat. Sellepärast küsitakse, et aga miks mitte hiljem teha see vaktsiin. Aga vaktsiini arvatakse sellega, et 13-aastane laps on sotsiaalselt palju aktiivsem ja selle tulemusena on tal võimalus esmane infektsioon juba kätte saada. Ja ka meie guideline'ides on, et soovitatakse vaktsineerida kuni 26 eluaastani, aga siis ka 3 doosis. See tähendab, et 1 doosi teed ära, 2 kuu pärast teed 1 ja siis poole aasta pärast veel 3. Ameerika viimased guideline'id näitavad, et nemad on tõstnud oma selle vanusepiiri 46-ni. Vaktsiini võib siis manustada koos teiste vaktsiinidega. Vastunäidustused vaktsineerimisel on siis, kui on tõepoolest teada, et patsiendil on alumiiniumallergia. Kuigi see alumiiniumi kontsentratsioon seal selles viiruses on väiksem kui ööpäevane lubatud alumiiniumi annus, aga on inimesi, kellel on alumiiniumile tundlikkus. Teine vastunäidustus, kui on väga kõrge palavikuga kulgev viirushaigus. Ja 3. vastunäidustus, seda veel öeldakse, et see on suhteline, on rasedus. Ükski teadur ei taha riskida raseda naisega. Küll aga laktatsiooni ajal võib vaktsineerida. Vaksinatsiooni tehakse ainult meditsiinitöötaja valvsa pilgu all, sellepärast et võivad olla sellised vegetatiivsed kõrvalnähud nagu kollaps, iiveldus, peavalu, et patsienti jälgitakse kusagil 10-15 minuti jooksul pärast vaktsineerimist. Ja praegu me siis kasutame seda Gardasil 9. Millal me veel vaktsineerime? Me soovitame vaktsineerida ka patsienti, kellel on emakakael koniseeritud või kirurgiliselt ravitud papilloomviirusest tingitud dysplaasia tõttu, sellepärast et me loodame, et me oleme selle haige pinna eemaldanud ja kui nüüd me vaktsineerime, siis vähemalt uut infektsiooni ta ei saa. See, mis on olnud, seda me ei võta ära, aga see, mis tuleb, me vähemalt saame kaitsta teda. Eelmisel aastal käis mul vastuvõtul üks väga tore noor naine, kes palus mul rääkida üldse vaktsineerimisest
ja kui ma siis hakkasin küsima, et noh, et aga kui vanad teie tütar on, ta ütles, et ei, mul ei ole tütred, mul on kaks poega ja ma tahan oma poegi vaktsineerida. Ja ta ütles mulle sellise lause, ennem üks vaktsiin kui surmav haigus. Ja täpselt nii ta on maid 2006. aastast Austraalias on haaratud ka poisid vaktsineerimisprogrammi ja sellest aastast vähemalt kirjandus ütleb, et peaks Soome 12-aastased poisid ka lülitatud olema sinna vaksinatsiooniprogrammi. Ma ei anna pead, aga jutud käivad. Nii et ma arvan, et meie ülesanne meedikutena ja ka ükskõik kelle kuulajatena on see, et me peame viima inimesteni teadmised, et vaktsineerimine on oluline, et ära hoida emakakaelavähki. Tänan kuulamast. Ma tahaksin tänada oma tütar, kes aitas mul selle kõik kokku panna, sellepärast et noored, ma olin esimest korda sellist asja läbi viimas ja teiseks tohtor Laanet, sellepärast et ta kutsus mind sellest ebamugav või turvalisest tsoonist välja ja ei andnud mul valikuvõimalust, vaid sa pead tegema. Kas on küsimusi? Palun. Kas poiste vaktsineerimine on selle sama kardesid 9-ga ja samades doosides? Täpselt. Ja sama skeemi alusel? Jah, 2 doosi. Ja kas perearstid võiksid seda kirjutada praegu välja täiesti poisile? Just, täpselt. Et noh, nagu me näeme ja ma ütlen, et nende kõige kurvem selle asja juures on see, et tegelikult järjest enam suureneb ka huule, kõri, suu limaskestavähkide, keele limaskestavähkide arv ja mis on siis tõepoolest papilloomviiruse põhine, et see kaitseb meie noormehi ja ma ütlen, austraallased jah, et nad loodavad, et 20 aasta pärast meil sellist haigust kui emakakaelavähk ei ole, unistada võib. Ma küsiks juurde, et olete käinud koolides eelmisel aastal, kas see vaktsineerimise nagu sagedus või hulk on tõusnud peale seda? Pean tunnistama, et selle aasta aruandluses on tõus 2% täpselt, nii et nüüd on 52,8%. Aga üks kooliõde ütles mulle nii ilusasti, et oleme õnnelikud selle ülegi, et natukene tõuseb. No kui ikka üle 50%, et kas see ei ole siis mitte päris hea? See ei ole hea. See on ju hea. See ei ole ju hea. Ei ole hea. Jaa, sellepärast, et see ei ole ju hea tegelikult selles mõttes, et võt ühe perearsti ukse taga oli selline ingliskeelsed slaidid või et kuidas patsiendile selgitada, miks on vaktsineerimine oluline. Seal poistel oli öeldud, miks on mungsi vastu vaja vaktsineerida, et kuidas sa seletad kunagi oma pojale, et ta on infertiilne just selle pärast või ja siis selle sama papilloomviiruse kohta oli siis öeldud, et ema, 60-aastane ema, kuidas sa seletad oma 40-aastasele tütrele, et miks ta emakakaelavähi sai. Sa keeldusid tal vaktsiini tegemast. Et sellised võib-olla teinekord ka drastilised sellist, aga vahel on vaja sellist šokiteraapiat, et inimene hakkaks mõtlema. Ei no, kui ma mõtlen üldse selles kontekstis, kus me ikkagi täna elame, et see sama, mille sa rõhutasid, et skeptilisus teatab, eks ole, vaktsineerimise vastu, et see on suhteliselt ulatuslik, aga ütle, kui juba teema sinna läks, et millest see tuleb, see skeptika? Et see ei ole mingi Eesti teema. Jah, aga tegelikult ma ikkagi ütlen seda, et eks me kõik oleme omamoodi isiksused ja võt see vaktsiin on ju tõesti see, mis puudutab ainult mind ja mitte kedagi teist, eks ole. Vahel on öeldud see gripivaktsiini kohta või et seda ma ju niikuinii ei haigestu või aga me meedikud peaksime mõtlema teistmoodi selles mõttes, et meid ümbritseb igapäevaselt sellised patsiendid, kes ei saa ennast vaktsineerida. Me ohustame ju neid
et kui me peaksime vaatama asju suuremalt, kui üldiselt vaktsineerimisse vaadata, et me peame vaatama seda, et seda nõrgemat seltskonda hoida, sest mida aeg edasi, seda rohkem selliseid immuunpuudulikkusega ja on haigus ju, mille puhul ei saa neid teha, vaktsineerida. Ma arvan, et meie ülesanne on ikkagi natuke seda soovitada. Mitte natuke, aga jah, ma jään seda meelt. Kas kõik emakakaelavähid on HPV positiivsed? Jah, 99,8 ja ikka jäetakse mingi 2% sinna vahe või 0,2%, aga ta on papilloomiviiruse põhine. Palju meil umbkaudu? 170 oli 2017, ma värskeid andmeid ei saanud, sellepärast et neil puudub, see on Eestis, jah. Aga ameeriklastel oli olemas juba, ameeriklastel oli 13 250 oli neil eelmise aasta esmast diagnoosi. Nii et ja surnud oli neil siis 4100, meil 2017 oli 70 surma, et tegelikult. Kui see viirus tuleb, kas ta annab mingit sümptom või märke ka või täiesti asümptomaatiline? Ja ma pean ka ütlema, et ma küll näitasin seal selle slaidi peal, Varje kindlasti on minuga nõus sellel mõttes, et kui vähke ennast näitaks iga kord nii, nagu siin näidatud on. Eks ole, küllalt sageli või mitte küllalt sageli, aga on situatsioone, kus sa visuaalselt on sul selline leid ja sa võtad sütoloogia ja sa saad praktiliselt kartsinooma in situ kätte. Nii et see on selline see meie töö on, et sellepärast peab neid proove võtma, et silmaga me ei pruugi asju selgeks saada. Aga ma ütlen veel kord, see ei ole see, et me peame kiirustama, et me peame andma oma kehadele õiguse loota sellele, et ta parandab ise. Et nagu ma ütlesin, haige raku saadab sinna apoptoosi ehk surma. Meie emakakaela sõeluuring, emakakaelavähi sõeluuring peaks olema üsna ju hästi kaetud. Väga hästi. Aga ma saan aru, et kummardus Elgile. Aga ma saan aru, et kas ta siis ei leia varasemalt vähki või kui... Need inimesed lihtsalt ei ole käinud. Nii lihtne see ongi. Me oleme nii kättesaadavad. Meil nagu üks patsient ütles, kui hea siin Saaremaal on elada, et helistan arstile ja kohe saan. Tõesti tegelikult nii see on, aga siiski on patsiente, kes tulevad sul 10, teinekord 15 aastat, 10-15 aastat ongi, et võib-olla kui ta esimene kord käis, võis see pappproov ollagi normaalne, ta võiski olla lihtsalt ainult see infektsiooni kätte saanud, aga 10-15 aasta pärast tuleb, ongi kartsinoom käes. Nii et enamus, kellel see vähk on siin diagnoositud, need ei ole üldse neid pappteste teinud? Jah. Või kui ta on tulnud, siis on see niimoodi, et pean ka ütlema, et on ju situatsioone, kus võib-olla 3 aastat tagasi kõik sõltub ka tsütoloogi hindamisest, et miks pärast me tahaksime, et me kindlasti ka 3 aasta tagant tsütoloogiat võtame, et me loodame, et meie tsütoloogid hindavad hästi. Nii on. Kus see 12 tuleb, et mõni tüdruk või poiss võib olla sotsiaalselt aktiivsem, ma ei tea, 16 aastast või 18 eluaastast? See on üldiselt nagu võetud selleks. Ja, et see on nagu võetud see, et arvatakse, et 12 on see, kus ta ei ole nii sotsiaalselt aktiivne, et lihtsalt võetakse mingi seisukoht. Sealt tekib järgmine selline küsimus, et teatud tüved on onkogeensed, teatud tüved ei ole onkogeensed, ütleme, kes on saanud papilloomiviiruse, aga mitte onkogeense tüve. Et talle sobiks ju vaktsiin samamoodi. Et eks me oleme ju näinud seda küll, et me teeme vaktsiini ära ja kõik need soolatüükad kukuvad ükshaaval käte pealt ja mujalt ära, et seda me oleme näinud küll. Ma ei tea, mis Eerika, kuidas sinu kogemus on? Mul selle kohta ei ole kogemust. Et Eerika puutub ju täpselt samuti selle papilloomiviirusega. See on huvitav, jah. Korraga, ma küsiks natuke numbri poolt, et positiivsed oskad sa öelda aastas?
meil on Helgi. 320 võetud papp-testi, täna vaatasin ja positiivseid oli 19. 19, jah. APV-st, jah. aga noh, nagu ma ütlesin, palju sealt vähki võiks tulla? ei tule, Ei tulegi? jah, Aga ei ütleme, tule, Eestis- sellepärast me ravime nad ju ennem ära. konkreetselt meie Jah. oma. et need on nüüd need, kus on pappproovi muutused, aga seal on, nagu ma ütlesin, jälgimine on seal paari, siis ta läheb arstile ja arst hakkab edasi temaga tegelema ja jälgima vastavalt guideline'idele. aga ütle mulle see, te ütlesid ennem, et 173 oli Eestis emakakaelavähi esmasjuhte. jah, Oli? 153 vist. 170 oli mulle ka kõrvus. 70 oli surnud. 150, 70. jah, Niipidi, jah. Aga Saaremaa analoogilisi andmeid me Ei saab küll kätte. Ei saa. saab praegu kindlasti, aga on. ma noh, lihtsalt ma mõtlen, et ma arvan, et seal paar tükki on. eelmine aasta ise kutsusid kokku eelmisel aastal puutusin kokku. ühel või enamal juhul? Ma arvan 2 juhul. 2 juhul, jah. Aga just see 2018, need olid nii drastilised emakakaelavähid, et need lihtsalt jäävad mällu nagu tempel. aga ütle mulle konisatsiooniprotseduure umbes aastas. Eelmisel aastal oli 26, aga ma ütlen, tendents on sinnapoole, et need tuleb järjest juurde. Kas Eestis on teada, mis tüved on kõige rohkem nendest 9-st? No kõige enam, või tähendab kõrgema riskiga on ju ikkagi 16 ja 18, need on peamised. Ja keskmine risk on siis 31, 33 ja siis 45 ja 52 ja 58, madal risk on 6 ja 11. 6 ja 11 on rohkem sellised kondyloomid ja seda tüüpi asjad, aga noh, jälle, et see aeg nakatumisest kuni selle kõige hullemani on ikkagi pikk ja kui patsient käib korralikult arsti juures, ma ei ütle noored kolleegid, et ta peab kindlasti naistearsti juures käima. Tänapäeva perearsti väljaõpe on nii hea, et need noored oskavad väga hästi seda pappproovi võtta. Meil saab iga päev teha proovi, tööpäevadel või on teil kindlad päevad? Kindlad päevad, jah. Et Helgi on meil selle teemaga kõige rohkem nagu puutub kokku ja mis aastal sa tegema hakkasid seda? Ei mäleta ka. 12, noh ja Eestis oli siis 2006, kui alustati sellega. Aga tänan teid kõiki tähelepanu eest. Aitäh kõikidele kuulajatele ja aitäh doktor Kultsaarele.